jäävad kohale. Tere tulemast meie juubelipeole, kuigi tegelikult on ka meil juba 31, aga me peame ikka 30. Ja kui te lubate, siis ma natukene pean väikse kõne, aga mitte väga pika, et ei tüdine ära. Ma natuke kirjutasin kodus, et ega mul pähe ei jääb midagi. Armsad sõbrad, head külalised, kallid Võrumaa puuetega inimeste koja liikmed. Täna oleme siin koos, et tähistada suurt teekonda. 30 aastat hoolt, tuge ja üksteise mõistmist. Võrumaa puuetega inimeste koda ja Võru päevakeskus on olnud paljudele justkui teine kodu. Koht, kus ei pea olema tugev, vaid võib olla päriselt see, kes sa oled. Meie seas on kroonilisi haigeid, on eakaid, on neid, kes igapäevaselt vajavad abi ja tuge. Nende ootused ja lootused pole liiaks suured. Nad igatsevad, et neid kuulataks ja märgataks. Et abi oleks õigel ajal ja just selline, mida tegelikult vaja on. See on inimväärikus kõige lihtsamas ja sügavamas tähenduses. Selle 30 aasta jooksul on koda aidanud luua silla, mis küll on justkui pidevalt remondis, kuna kõik muutub ülikiirelt nende vahel, kes vajavad tuge ja nende vahel, kes saavad seda pakkuda. Sel sillal käimine on andnud lootust ja õpetanud meid kõiki olema inimestena paremad. Aga meil on veel pikk tee minna. Puuetega inimesed, kroonilised haiged ja eakad väärivad, et nende hääl kostuks ka väljaspool koda ja päevakeskust. Et kohalikus omavalitsuses tehtavad otsused arvestaksid päriselt nende inimestega, kes igapäevase võitluse seest elavad. Seepärast on mul veel jaksu ja olen otsustanud kandideerida Võru linnavolikogusse. Ma teen seda selleks, et meie kogukonna hääl oleks kuuldav. Minu soov on, et abivajajad saaksid just sellist abi, mida nad tegelikult vajavad, mitte valmis lahendusi kusagil kaugelt, vaid päriselt inimesest lähtuvat tuge. Ja et Võru linn oleks ligipääsetav kõigile, olgu sul ratastool, lapsevanker või lihtsalt vanus, mis teeb liikumise raskemaks. Linn peab olema meie kõigi linn. Head sõbrad, see pidu ei ole ainult mineviku tähistamine, vaid tuleviku vaatamine. Meie lootus, meie ootus ja meie jõud on koos. Palju õnne meile kõigile, Võrumaa puuetega inimeste kojale ja Võrumaa südamesõprade seltsile 30. juubeliks. Ja lisaks ma tahaksin ära tänada meie sponsorid, kes on Võru linn, Pommipomm, Ecoslide, Nordwise Biotech OÜ, Valio Võru. Ja siis ütlen veel selle, et kui teil on meeles 112, siis valimistel valida vastupidi 211. Aitäh teile! Ja nüüd ma annaksin sõna Miinale, kes esindab Võrumaa südamesõprade seltsi. Head südamesõbrad ja külalised, mul on suur rõõm tervitada teid kõiki täna, kui meie südamesõprade selts tähistab 30. juubelit. See on eriline pidu, sest juba 3 aastakümmet oleme olnud üksteisele toeks, jaganud rõõme ja muresid, leidnud jõudu sõprusest ja koosolemisest. Meie selts on koht, kus igaüks tunneb, et ta ei ole üksi. Aitäh kõigile liikmetele, abilistele ja toetajatele, kes on aidanud meie teekonda kanda ja elujõulisena hoida. Soovin, et ka edaspidi oleks meie selts paik, kus leidub soojust, hoolt ja head sõna.
palju õnne meile kõigile, elagu südamesõbrad! Ja nüüd esineb meil päevakeskuse tantsurühm Hõbe Valge ja esimese tantsuga me meenutame suve. Tantsu nimi on Metsalillev. Ja sulle on siis veel
kui päris haige, sest nii kui kaob näib. Margareeta on tühjana, meina vilja ja meidana, meina mängi armudega, viies kõrgus või suhtuda. Lugu Merepidu. Valged kajakad kisavad rannal, aga päikese loojangu veel. Tuulekeeli sees jõuavad randa, vahet naine, kes murduvad veel. Me ei ole meie
Aitäh meie tantsijatele. Ja nüüd on siis kellele üllatus, kellele mitte, aga meile esineb armastatud näitleja Seppo Seeman. Ja seekord on meie mees ja tema naine. Palun, Seppo. Nüüd rääkisin Veidrõli seal taga, kes tantsitest. Oih, ta pidi olla Bostonist. Teate rikkamad. Kallid sõbrad ja see oli nii tore näha, kuidas lava peal neiud kipperi-kopperi, lallallalla, laval ütlesin, kas oli tõesti juurde, ei, vastupidi. Teeme või, seal nad on! Õiekesed! Väga raske on siit jätkata, kui on latt nii kõrgele seatud. Ma nüüd natuke tegutsen siin, võtan mikri kaasa nii kauaks, et oleks natuke vähemalt mingi teatritunnet, siis ma võtsin sirvi, mis näppu sattus, ega see Pärnust tulek ei ole ka nii mingisugune nagu lapsemäng siis. Ärge arvake, et ma siin mingid nukuteaded tegema hakkan. Laske alla, väga ei, või tagurpidi vahet pole. Nii, igaks juhuks vesi. Siin ma aiman saavad paremad endale auhinnad. Siis võtame siis lendava vaiba. Minu nimi on Seppo, tulen Pärnust. Ja oleks natuke tubasem tunne, ma võtsin oma vaiba kaasa. Ma tulen ennast nagu imelikuna praegu. Võtan oma kandle ja tiugu ühes ja tahan käin perest ja vorsti kerest sellest niimoodi. Mida naernud praegu, millega? Vorsti kerest. Hea küll. Kallid sõbrad, mu daamid ja härjad. Näe, on natuke tubasem tunne. On või? On jah. Mul on paar raamatut ka kaasas ja veepudel. Mis see ikka? Suur tänu võimaluse eest Võrumaale tulla. See on minu lemmikpaik, ma mitukümmend aastat. Siit edasi on 30 kilomeetrit piiri äärde ja oledki oma armsas talus järve ja sellise ilmaga oppadi ja parimate sõpradega ja siis saad aru, kas on vargad käinud või ei ole käinud. Põi loodame, et ilm läheb järjest paremaks ja inimesed järjest parem. Neiukesed, tulge kõik, noored ja tulge kõik. Ma ei mõelnud niimoodi. Kallid sõbrad, see on piisav põhjus teie ette astuda, mul on suur au. Samal ajal, kui teil on võimalus sellist ilma nautida kusagil grillides või mis päev täna on neljapäev,
no mis sa ikka teed tegelikult targemalt. Siis kõik on koos. Mulle esimene lahkuja. Mis valesti läks? Midagi läks valesti. Nojah, ma sain aru. Me olime Artekis kunagi koos. Tuleb tagasi. Millised on panused? Täna tuleb veel tagasi, vaata hea küll. Unustab selle. Mis mul ikka rääkida? Ma olen tavaline keskmine Eesti mees. Eesti mees ja tema poeg on läbitud etapp. Siin on valdavalt naised. Au ja kiitus ja kummardus teile kõigelist. Niisiis võtame ette selle teema, millel nimeks on Eesti mees ja tema naine. Ja naistele see lugu natuke meeldib võib-olla, see väike rännak, kas see on tõsised lood või on luiskelood või on päris endaga toimunud või keegi tunneb ennast seda ära, see on teine asi. Igal juhul lähme väikesele rännakule, aga kuna naised on tänasel õhtul eriti hellad oma meeste või kaaslaste vastu, siis lõpuks meeldib see lugu ka meestele. Ja vaikus, ma sain aru. Kas teie teate neid pilte? Emaportree ja isaportree? Jaa, tohi. Kõik peaks olema neid näinud. Kooliõpikutes, kunstiajal tunnis, emaportree ja isaportree. Ei, ma ei mõtle seda emaportree. Vaata, mis oli see Mr. Beani filmis. Selle pildi nimi oli Whistler's Mother. Ma mõtlen Johann Köhler. Esimest eestlast, kelle kätte usaldati õlivärvid ja pintse. Johann Köhler oli pärisorja poeg, kellest sai Peterburis kuulus kunstnik. Ta maalis seal suurte paksude kõhtudega kindralitest paraadportreesid, õpetas suurvürstlinnasid joonistama, maalis pikkadel reisidel Prantsusmaale, Itaaliasse, lillekesi, laguunikesi, sõbrustas tsaari endaga, fakt. Aga sisimas jäi ta alati eestlaseks, Eesti meheks. Niisiis, ühe imeilusal päeva, ärge küsige minult täpselt millal, ütleme 150 aastat tagasi koputas Johann Köhler oma sünnimaja Lubjassaare renditalu kiiva kiskunud uksele. Kes seal on? Kostus suitsusest rehetoast. Ja Johann Köhleril läks oma isa häält kuuldes paugu pealt meeles tähtsam võimsa impeeriumi mehe kombed ja hoiad ja ta kukkus seal samas oma isa häälest frakiväe porisisse põlvi. Eta jaa, vas sõnn! Või kurat, no ta oli vene keele keskkonnas olnud nii palju. See olen mina, Juhan poiss! Rehetoo uks läks lahti. Sisse poole loomulikult, eks ole. Õnn, et Johann Köhler oli juba põlvi. Sellepärast muidu oleks see ukse alast paiskunud, läppunud suitsupahvakas, ta lihtsalt jalust niiti. Ukse peal seisid ema ja isa. Ma ei hakka kirjeldama seda joovastust, mis tekib üle hulga aja, kui ema ja isa ja poeg kokku saavad. Me võime seda endale vaid ette kujutada, eks ole. Igal juhul Köhleril olid kaasas õlivärvid, molvertid, mingid lõued, pintslid. Ja ta asetas oma ema ja isa kordamööda sobiliku valgusesse ja maalis neid poseerima, maalis neid kogu oma poja armastusega. Niimoodi. Nii sai kevades suvi, suves sügis, Köhler muudkui maalis ja maalis. Külarahvas naeris nende üle, sellepärast et Lubjassaare põld jäi sel aastal kündmata, vili lõikamata, rukis külvamata, hädavaevu sai pult lüpstud ja leht pohitsetud vastupidi. Igal juhul sügisel mihtripäevaks said maalid valmis. Köhler keeras lõuendid rulli, oli saabunud aeg jälle Peterburi poole tagasi asuda. Tsaar ja õukond ootasid, eks ole. Ta andis oma vanematele kukrutäie kuldrublasid, millest pidi jätkuma korstna ehitamiseks ja nende elupäevade lõpuni ja lahkus igaveseks. Köhler maalis elu jooksul veel sadu pilte, üks uhkemas kuldraamis kui teine, kuid meie hindame teda vaid nende kahe. Pisikeses formaadis
tumedates toonides töö järgi ema portree ja isa portree. Sellest saab alguse Eesti kunsti ajaloo. Need pildid on nüüd välja pandud Kummus, olete käinud? Ma käisin, kui ma valmistusin teiega kohtumiseks. Nad mõlemad, kuidas kirjeldada pilti? Nad istuvad. Nad ei istu päris otse, ankas, vaid natuke küljeti. Ema pisut paremale diagonaalis ja isa pisut vasakule diagonaalis. Kui nad mõttes kõrvuti asetada, siis on koos ema parem õlg ja isa vasak õlg. Neid kahte pilti korraga koos nähes saad aru, nad kuuluvadki kokku. Nad on terve elu teineteise kõrval olnud. Eesti mees ja tema naine. Õlgõla kõrval, natuke teineteise poole pööratud. Mitte ka niimoodi kohe päriselt nii. Aga nende silmad on kinni, laud on suletud, pilgud on allapoole pööratud. Ma uurisin selle kohta. Lugupeetud kunstiekspert, andke andeks. Miks maalis kuulus kunstnik oma vanemad kinniste silmadega? Silmad on ju hingepeegel. Miks me ei saa sinna pilku heita? Mulle öeldi, et tolle aja elatanud inimeste silmad olid rehetoa suitsust igast rähma ja kasvajaid nii täis, et küllap oli kuulsal kunstnikul nii palju pieteedi tunnet, et ta palus oma vanematel poseerimise ajaks silmad sulgeda. Ma ei usu seda. Mina usun, et nende silmad olid helesinised, kirkad ja pildusid teravmeelsuse sädemeid. Võib-olla isegi liiga kirkad ja liiga helesinised ühe Peterburis intelligendiks näljutanud Juhani jaoks. Ma usun, et Köhleri vanemad ei sulgenud silmi mitte päris orjuse, päris unisuse pärast, vaid sellepärast, et ajada teineteist taga aasal, täis karikakraid ja liblikaid ja kullerkuppe. See poiss sopetab siin oma piltsite ja väljadega. Aga meie ajame teineteist taga aasal. Nende laulude taga on alles veel regilaul ja vöökirjade ja õllekappade maagilised mustrid. Nende laulude taga on hästi hoitud ühine saladus. Köhleri ema ja isa on esimesed Eesti mees ja tema naine, kelle kujutis on meieni jõudnud nii kõrgel tasemel. See on kujutis Eesti meest, Eesti naisest, kelle järeltulijad oleme meie. Eesti mehed, Eesti naised. Sellepärast ma alustuseks nendest rääkisingi. Ma pole midagi veel teinudki, te tahate juba. Rahu, nautige, lähme reisime. Mind väga huvitab, mis minu ümber toimub. Ma vaatan iga päev telekat, kuulan raadiot, surfan internetis, loen kommentaare. Ma isegi ei kommenteeri, aga õnneks meedia valab inimestesse vaimuvalgust. Teeb targaks, annab mõtlemisvõime, avab silmaringi. See oli niimoodi Köhleri vanemate ajal ka. Ma olen täiesti veendunud, et Köhleri vanemad olid Postimehe lugejad. Muidugi, siis see ajaleht hakkas ilmuma ju 1857. Ma kujutan väga elavalt ette, kuidas Köhleri isa tuli, istus suitsuses rehetoas puupaku peale, avas läpaka, millega korstna ehitamiseks mõeldud kuldrublade eest oli ostnud ja vaatab see Postimehes. Ja mida ta loeb? Venemaa valmistub sõjaks, rahvas kolib maalt linnadesse ja Viljandi laadal näidatakse Havemega naist. Ühesõnaga mitte midagi erilist, eks ole. Aga seal allpool, seal kus leht läheb natuke roosakamaks, kollakamaks, vanasti oli see nagu Saagivi piirkond, seal läheb põnevaks. Suurte rindade plussid ja miinused.
7 nippi, et suudlus õnnestuks. Eesti mees on tantsulõvi, müüt või tõde. Mis sa uurid seal? Kostab suitsusest rehetoast kusagil teisest talu otsast kööleri ema hääl, kelle nägu helendab kaamelt nutitelefonist, mida ta näpib seal. Ei midagi, ma vaatasin siin spordiuudiseid ja nüüd hakkab välispoliitika kohta uurima ja kõik rullivad edasi. Miks Eesti mehed on luuserid? Miks Eesti naised välismaalasele mehele lähevad? Aga mis sa ise uurid seal? Teadagi mida? Vaatasin siin kultuuriuudiseid ja nüüd vaatan veel kultuuriuudiseid. Ja kõik rullivad edasi. Suits haju ja kätte on jõudnud 21. sajand. Eesti rahvas on vabaks ja rikkaks saanud. Lubjassaare renditalu ei ole, renditalus on suvekodu, seal on värske laastu katus, taeva poole sirutu uhke moodul, sipakas korsten, rehetoast on tehtud elutuba, ema on oma nutitelefoniga teisest talu otsas, isa on oma läpakaga rehetoas, õue peal seisavad kõrvuti džiip ja muru traktor. On ilus õhtupoolik. Ja mida teevad kaunil õhtupoolikul Eesti inimesed? Loomulikult. Nad surfavad internetis. Ja mida nad loevad, mida nad näevad? Venemaa ongi kurat kogu aeg sõjas. Rahvas kolib maalt linnadesse. Mis arvad, äkki peaks minema homme Viljandi laadale seda Abebega naist vaatama? Jah, see on hea mõte, siis saaks lapsed kordi ekraani tagant minema. Ja kõik rullivad edasi. Presidendi seksinegi. Peeter avaldas kauni figuuri saladuse. Kuhu ei vaataks, ongi teemasid ainult 2. Mees ja naine. Ja see on 1000 korda keerulisem, kui on tuumafüüsika. Sellest keerulisem saab olla ainult Eesti mees ja tema naine. Kallid kaasmaalased, lubage õnnitleda, et meie planeedil on ainult 2 sugu. Mitte nagu planeedil Tohuva Pohu 56, kus viimastel andmetel on sugusid kuni 400. Aga meil jääb 2. Aga miks 2? Kui rõngasbussile piisab 1. Mõelge, kui mõnus elu. Üldse ei peaks pingutu, mis selga panna või mis suust välja, või kuidas välja näha või lihtsalt oled kodus mõnusest, vahid telekat, jood õlut. Ja kui tuleb kihu peale, siis pooldud. Rootsi lasteaedades ei tohi enam sugudel vahet teha, poistel ja tüdrukutel ei ole, nendel on isegi 3. WC seal. No, poisid, tüdrukud ja keskel, kes ei ole veel otsustanud, kas ta pissib lõpuks püsti või istudes. Henn! Las väike geenius ise otsustab, kuhu poole ta kaldub. Las indigo laps ise otsustab. Sakslased ei saa üldse ilma sugudelt hakkama. Sakslane ei saa ühtegi lauset kokku panna, ühtegi mõtet korralikult lõpuni mõelda, ilma et ainult sugude peale mõtleks. Kui sakslane kõnnib tänaval, ta ei näe seal puid, põõsaid, autosid, mis see põõsaid mustrid mööda praegu? Mis see oli? Auto? Mis asi auto? Das auto! Ja, miks sa kohe ei öelda? Aga meil jah, meil ei mingit sugusid ja ei mingit tulevikku. Kui ma olin väike poiss, siis viidi mind hästi sageli maale, vanaema vanaisa juurde, kus nad elasid oma armsas väikses majakeses, mille vanaisa oli oma kätega ehitanud. Ja seal maja ümber oli peenrad igasugused, seal oli aed, köögiviljapeenrad, roosipõõsad ja selle kõige eest hoolitses minu armas vanaema. Seal valitses hoopis teistsugune maailm kui see maailm, millega ma olin harjunud oma pererüppes, kus valitses kogu aeg kiire. Neil oli aega. Ja tagantjärele tundub mulle nii, neil oli aega teineteise jaoks. Ja oi, nad kasutasid seda aega maksimaalselt ja mõnult. Mu vanaema ei öelnud kunagi oma mehele, nii, poest oleks vaja leida saia, juustu, vorsti, piima, mune ja kartulid on ka otsas.
vanaema hüüdis alati köögist. Snupsen, tule ometi kööki sööma, supp juba aurab kausikeses. Alati, snupsen. Snupsen tähendab saksa keeles nupuke. Ja minu vanaisa paitas teda oma hella pilgu ja sametise baritoniga hüüdis suurest toast kiiktoolist. Ja Tali, kohe tulen, loen ainult peatüki lõpuni. Tali. Talin tähendab inglise keeles kullake. Vanaisa lugeski siis peatüki lõpuni ja läks kööki sööma, kus supp oli kausikeses imeväär, ikka veel kuum. Vanaisa istus maha, luges söögipalve, vanaema pobises seda vaikselt kaasa. Kui mu vanaisa sõi, siis ta selg oli täiesti sirge ja toidis küünarnukke tugevasti külgede vastas ja tõstis lusikaga suppi kausis suhu nii, et see poolemeetrise teekonna jooksul tilkagi maha ei läinud. Niimoodi oli teda õpetatud sööma ratsaväe diviisis, kus ta noore mehena teenis. Ma olen ka niimoodi süüa proovinud, mitte midagi tuleb välja. Pool läheb krükste peale, laua peale, põrandame, suhu ei jõua midagi. Vanaema siis sõi ka hiirvaikselt, heitis oma mehe poole ootavaid pilke, kuidas maitseb, et kas on vähe soola või liiga palju soola. Vanaema oli lõpetanud kodumajanduskooli. Neid oli Eesti ajal palju. Neid nimetati pruutide koolideks. Sest tüdrukuid õpetati seal süüa ja kodutöid tegema. Oi, pruutide kooli lõpetanud, need olid heas hinnas. Sest nad oskasid hästi sõna kuulata ja oskasid olematu eelarvega imesid teha. Kui mu vanaisa sai sügavas külge need pagunid ja vööle mõõga, siis ta kasvatas endale uhked ratsaväelase vuntsid ja pani täiega lopiga kosse lähima pruutide kooli poole. Täiega lopiga sellepärast, et terve ratsaväelaste kursus 120 testosteroonist pakatavat noort meest panid pärast Laidonerile vande andmist täpselt samas suunas. Selline hoog oli sees nagu sõda lahti. Kapjade alt endas mätta. Asi oli selles, et pruutide kooli lõpuaktus oli pandud täpselt samale päevale. Selline oli traditsioon, komme. Pruudid ootasid seal. Supikesed aurasid pajakestes ja kausikestes ja orstikesed särisesid pannikestel, pruutidel olid kokapõlled ja kokamütsid peas. Vali millist tahad. Mu vanaisa oli ikka väga hea ratsutaja. Tal oli väga kiire hobune. Ta jõudis esimesena kohale ja sai peavõidu minu vanaema. Vanaema supp oli lihtsalt niivõrd maitsev, et ei olnudki midagi muud teha. Pidi tema isa käest kätt paluma, mille ta sai. Siis oli vaja välja kuulutada kihlus, edasi laulatus kirikus ja kõige lõpuks oli vaja maha pidada uhke pulmapidu ka, kuhu tulid kõik värsked noorbaarid ka, mis olid tekkinud seal pruutide kooli lahtist juuste päeval, kuhu ratsaväeti viis peale endast. Aga see kõik oli ammu, enne seda, kui mina väikese poisikesena külastasin oma armsat memme ja taati. Vanaisa sõi siis supitarniku tühjaks, riisus leivatükiga viimase leeme, tupsutas tärgeldatud servietiga suud ja ütles, Tali, su supp oli sama hea kui siis, 60 aastat tagasi ma seda esimest korda maitsta sain. Sellega sa mu võrgutasidki igavene paharet. Vanaema ütles selle peale, ära plära nii palju. Juba ma tõstan sulle veel ka vasikapraadi. Nad olid ilusad inimesed, kellel oli hea kasvatus. Hea kasvatus tähendas ilmtingimata seda, et poisist kasvatati mees ja tüdrukust naist. Ma saan aru.
tänapäeval on pehmemad normid ja ma ei tahaks näida vanamoeline, kuid lubage täheldada, selles vanamoelisuses on midagi ilusat ja minu meelest ka ainuõiget. Kui nad surid vanaema pisut varem, vanaisa varsti pärast teda kurbusest, siis me panime nende lauale suure kivi, kuhu oli peale kirjutatud. Siin puhkavad Jüri ja Mari. Mina oma lapse aru, kui ma ei saanud aru, mis Jüri ja Mari. Kui nende nimed olid ju Snopsen ja Talin. Mehed. Mehed lasid juba vanasti oma auru välja kõrtsis jaurates. Aga naised istusid kõrtsi kõrval kirikus ja lasid pastoril end manitseda. Veel rohkem jumalakartlikkust, veel rohkem sõnakuulmist, veel rohkem allaheitlikkust, veel rohkem vagadust. Mitte keegi ei teadnud tol ajal, et on olemas sellised hirmsad asjad nagu kolesterool, stress või psühhotrauma, ATH. Nende asjade leiutamiseni oli vähemalt 100 aastat aega. Niisiis, mehed jaurasid süstemaatiliselt kõrtsis ja tundsid ennast järgmisel hommikul uuesti sündinutena. Aga naised? Kas naised käisid siis tol ajal juuksuris, manikuris, pedikuris, moedemonstratsioonil, uue juuksehooldussarja esmaesitlusel, veinidieedi sessioonil, meeste käsitlemise salakursustel, tervisliku või holistilise toitumise konsultatsioonis, bikiini piirkonna fotoepilatsioonil. Ei käinud. Isegi perenõustajad ei olnud tol ajal olemas, muust räägib. Mõelda vaid, mis oleks juhtunud, kui Vargamäe Andres oleks näinud krõõta minemas. Roosa pott õlal, Alevi poolis. Oda muus asi sul läheb, Tallinn töö ajal. Me läheme pliksidega teeme bodipumpi ja pärast chillime kuskil saluunides, koju tulen 3 nädala pärast. Tšau! Andre oleks saanud infarkt, õnneks oli infarkt, ka leiutamata. See oleks olnud esimene infarkt maailmas. Selline olukord ei saanud kesta igavesti. Midagi tuli välja mõelda, mida. Kõik muutus, kui ühel päeval leiutati shoppamine. Kui enne shoppamise leiutamist käidi, ma ei tea, apteegis või laadal või koloniaalpoes, selleks, et osta midagi konkreetset. Vankrimääret või kleidiriiet või sool. Siis nüüd muutus kõik, naiste rahakotid muutusid paksuks nagu telliskivi. See oli ääreni täis ilusad kliendikaarte. Piip, raha tuleb, ei lähe. Kas see kõlbab, ei kõlbab, mis selle PIN-kood on? Jeesuse sünnipäev, või jäälahingu toimumise aastaarv 1234. Pastor oli täiesti jõuet. Naised rahu, kuulake jumala sõna, ütleb niimoodi, mitte keegi ei tahtnud enam tema kurbi laule laulda ega manitsussõnu kuulata. Vastupidi, naised istusid kirikus ja näppisid teineteise kleidiriiet. Kust said palju maksis? Muusutasid teineteise parfüüme. Väike-Maarjas saab järgmise nädala neljapäevani, saab seda uut Chanel nr 5 poole hinnaga, läheme taksoga. Yes! Laenasid teineteisele elustiili raamatu. Tead, see viimane, see on palju parem kui eelmine krassa, ma laenan seda. Pastor oli pastor lõi käega. Sai aru, keegi teda kuulata ei taha. Ja läks kõrtsi, pastor kunagi varem kõrtsis käinud ega viina suu sisse võtnud. Läks kõrtsi, kus mehed olid juba mitu vaati viina ära joonud ja üksteisega pusklesid seal. Ja pastor ütles meestele, mehed, issand aasta,
valage mulle ka seda mürki, mida te ise pruugite. Ja nad valasid ja ta jõi ja ta sai keelepaelad alla. Ja pastor ütles meestele, mehed, mis on tänast maailma hukka läinud. Ja mehed läksid kirikusse vaatama, mehed on parem jälle kirikus käinud, eks ole, kus naised olid nende naiste asjadest rääkinud, neid jutte jagub tänase päevani. Ja naised nägi oma mehi kiriku tunglemas. Ja naised ütlesid me kõik, te olete meile valetanud, et me teile sõna kuulelikud oleksime. Olgu sellel lõpp, me pöördume teist ära. Elagu emantsipatsioon! Ja nad pöördusid meestest ära. Ja mehed olid aru saanud, et naised olid aru saanud. Et mehed võivad avastada mandreid, pidada sõdu, teha seadusi, aga naistel on midagi, mis on kõigest sellest üle. Ja ilma milleta mehed kuidagi ei saa. Ja oligi seks leiutatud. Kui enne seda tehti lapsi, siis nüüd tehti seksi ja see on hoopis teine asi. Tark Eesti mees, kui ta on tark, siis ta kuulab oma naisi sõna. Ja tark Eesti naine teab, et mees teeb alati nii, nagu tema tahab. Isegi ka alguses natuke vastu puitleb, sest tii on mõlemale kasulik ja väga mõistlik. Eesti mees töötab nagu loom. Tal on 7 firmat. Iga firma eest peab ta võitlust ettevõtluse džunglis, ta võidab ja kaotab lahinguid, ta võidab ja kaotab sõpru, ta õpib käigu pealt, tuleb oma šansid ära, ühtedega teeb diili, teistele teeb tünga. No ta on Eesti ärimees. Igal õhtul tuleb Eesti ärimees koju, käib duši all ära, vaatab oma lastele isa pilguga otsa, patsutab naist õlale ja läheb hommikul jälle tööle ettevõtluse džunglisse. Värsked riigitud särk seljas, kõht täis, ta ootab uus päev, uued väljakutsed, oi, ma sulle ehitan. Ta istub autosse, paneb maki mängima, mängib tema lemmikmuusika. Eesti mees vahetab autosid päris tihti. Igas uues autos on järjest rohkem kilovatte, detsibelle, hobujõude, saun, helitehnika, viimase peal. Muusikaga on see sama, mida ta kuulas siis, kui ta oli 20. Siis, kui ta ei olnud midagi muud kui teksa, paar tosse ja tüdruk, kellest tänaseks päevaks on saanud tema naine ja laste ema. Kas nad mäletavad veel, millest nad rääkisid, kui olid nii noored, millest unistasid? Eesti mees sõidab tööle, ühel hetkel heliseb mobiiltelefon, muusika jääb iseenesest vait. Hands-free! Helistab naine. Kuule, Kalle, kas sa saaksid täna lastel ise kooli järele minna ja trenni visata? Mul tuli juuksuri aeg vahele. Sa tead väga hästi, ma ei saa ju. Võib-olla oleks isegi saanud. Kui niimoodi kokku lepid, kes millega tegeleb, mina käin tööle, toon raha koju ja sina oled see, kes hoolitseb kodu eest ja sealt, mis edasi tuleb. Eesti mees mõtleb, joh, ei tii, nüüd ei saa lapsi ka enam koolist ära tuua trenni visata. Mingi juuksuri aeg tuleb kahe vahel. Kas mina saan niimoodi äri ajada? Sorry, lepsid, ma ei saa praegu notarisse tulla, mul tuli juuksuri aeg vahel. Eesti mehe läheb tuju täitsa ära. Ta paneb maki kinni, ta ei taha kuulata praegu muusikat, mis tuletab talle meelde midagi, mida ta ei mäleta. Või ei taha mäleta.
Eesti mees mõtleb, joh, ei tea. Mis asja toimub? Eesti mehe naine on väga mõistlik, ta ei kurda kunagi. Eesti mees on kaevikutes, eesrindel. Naise pärusmaa on kodu, lapsed korras kodu ja kõik, mis sellele järgi. Lähevad aastad, endiselt sõidab Eesti mees igal hommikul tööle, värsked riigitud särk seljas, kõht ees, või tähendab täis. Endiselt vahetab ta tihti autosid. Ta ei pea enam tööd ka nii palju tegema, ta on tuusaks saanud. Istub nõukogudes, tõmbab dividende. Lapsed on ka suuremaks kasvanud, enam ei pea nii tihti isa pilguga otsa vaatama. Ka naist ei patsutata enam nii tihti. Eesti mehe peas on halli. Tal on südamega mingi väike jama. Tema parimad sõbrad. Üks on joogisega hauas, teine on kolinud päriseks Hispaaniasse. Joob seal. Raha jätkub elu lõpuni. Aga mingisugune kummaline rahutus on hinge pugenud. Mingisugune üldse ei saa kuulata enam seda muusikat, mis on talle meeldinud alates sellest ajast, kui ta hakkas endast aru saama. Tema lemmikbändid käivad maailma turneedel. Need tuletavad Eestisse ka, lauluväljakule. Eesti mees ei käi nendel kontsertidel. Need on ikka need samad, vanad. Nad on küll täpselt samad. Aga Eesti mees ei käi, sellepärast et see muusika teeb rahutuks. Eesti mees otsustab muuta oma elu. Okay. See on lihtne. Ta tutvub kena neiuga, kes on noorem kui ta tütar. Sütib kirgi ja Eesti mees tunneb, et ta on jälle elus. Ta käib oma noore kaaslannaga üritustel, kus ta enne üldse ei käinud. Aga see kirg jahtub ja Eesti mees läheb tagasi koju. Tema naine on ära kolinud. Lapsed on suureks kasvanud, elavad oma elu laias maailmas. Eesti mees on üksi. Kirsiäärd on maha raiutud. Veel päeval on Eesti mees kaubanduskeskuses, ostab süüa, sammub just vorstileti juurest juustuleti juurde, kui korraga hakkab kaubanduskeskuse siseraadios mängima üks tuttav muusikapala. Ta tunneb selle kohe ära. Juba esimesed taktid äratavad ta elus ammuse pildi ja sellel pildil on ta kahekesi oma tüdrukuga, kellest hiljem sai tema naine ja laste ema. Kas ta mäletab veel? Eesti mees tunneb sähvatust peast, ta nõjatub elus kala akvaariumile, vaatab otsa karkkaladele. Eesti mees ärkab haiglas, tal on juhtmed küljes, siin on arst, keda ta kunagi varem pole elus näinud. Me laseme ta nüüd kodusele ravile, aga ärge unustage, kodune ravi kestab nüüd kogu ülejäänud elu. Mis asja ta räägib, kellega ta räägib? Ärge muretsege, me teeme kõik nii nagu peab. Ma olen tema kõrval. Eesti mees on oma uhked poognad ära teinud. Ta peab uuesti õppima kõndima, kõnelema. Tema naine on tema kõrval. Märkamatult on Eesti mehe naisest saanud nüüd selle loo peategeline. Enne temast juttu ei olnudki. Mees tegi, mees mässas, mees möllas, mees vastutas, mees otsustas. Aga naine on alati olemas olnud. Tema viib oma plaanide ellu kindlalt sihiteadselt. Ta teab, et mees tuleb alati koju, sest tema ongi kodu. Ma rääkisin teile oma vanaemast ja vanaisast. Panen sisse järgmise käigu. Ma ei teeks seda muidu, kui te veel viitsite kuulda, siis ma võiks õhtuni rääkida ja ööbina peledades. Kui see raamat ei
oleks nii tähtis tänasel päeval? See raamat tähistab sel aastal 50. juubelit. Esimene trükiarv 3. märts 1975. Palju õnne, aplaus. Avameelselt abielu. Selles raamatus on juttu, et mehed ja naised on loodud erinevaks, kuid mõeldud siiski komplektina. Seda osati aimata enne selle raamatu ilmumist ka. Nüüd aga kuulutage ja vaadake ja ilmunud on midagi täiesti erakordset. Kui enne selle raamatu ilmumist poisid ja tüdrukud hakkasid kurameerima, hakkasid käima, siis varem või hiljem jõuti nii-öelda läheduse vajaduseni, milleks puudus igasugune ettevalmistus, täielik teadmatus. Siis tuli noortele appi loomulik maalähedus ja looduse jälgimise õppetunnid ja asi sai jaetud. Iive oli positiivne, nüüd kujutage ette selline teoreetiline õpik. Selle raamatu autorid on 3 soomlast. Paloheimo, Rouhunkoski ja Rudanen. Soomlased sellepärast, et tervest Nõukogude Liidust ei olnud mitte kedagi võtta. Kell oleks mingisugused teadus olnud sellest Ainemalast. Esimene trükiarv oli 80 000 eksemplari ja see müüdi läbi 2 päevaga. Aasta jooksul 3 uut trükki, 1,5 miljonit raamatut, miljonile inimesele ja ikka vähem. Ja Paloheimo, need 3 soomlasest autorit, need olid turvaline valik. Sellepärast mõelda, mis oleks saanud, kui Nõukogude inimestel oleks avaldatud abieluõpik prantslastel või itaallastel. Veel turvalisemaks teeb seda valiku see, et need 3 soomlasest autorit olid ametilt igapäevaselt tegelikult Soomes vanglaarstid. Nii et siis väga hästi kursis. Soomlased ainult paotasid ust, aga tunneli lõpp ei olnud enam kaugel. Alo Mattiiseni hinges hakkasid kuju võtma esimesed vabaduse laulu noodid. Tõnis Mägi nägi Kamtšatkal esinedes mingit kahtlast punast kuma. Ta siis veel ei teadnud, et see kahtlane punane kuma on tegelikult Koit! Valguse võit! Siis ta veel ei teadnud. Ma rääkisin teile oma vanesest vanemast ja vanes ütles teist toast, et Taaling, kohe tulen sööma, kiiktoolist ja. Mis ta arvate, mis raamatut ta luges? Muidugi, avameelselt abielust, see oli midagi erakordset, see oli midagi nagu, seda ei õpetatud ei pruutide koolis ega ratsaväelastele. Ma nägin juba poisikesena, et see raamat, mida vanaisa seal tudeerib seal, see on see sama raamat, mis oli minu isa seal kirjutuslauas sahtlis. Paberipanna alla peidetud. Hea käepäevane võtta. Ja ei tasu arvata, et ainult mehed seda raamatut lugesid. Pärast minge koju otsige oma raamat ka üles, see on olemas niikuinii. Minu vanaema pidas salmikut, kui ta leerist läbi käis. Ja seal viimased, seal olid kõige põnevamad igasugused õhkamised ja parimad mõtted ja viimaseks sissekandeks olidki tsitaadid avameelselt abielust. Ja teate, ta oli need kriipsujukud seal nii ilusasti ära värvinud ka. Et selle meeskriipsujukul oli siis mõõtvööl ja ratsaväelase kuntsid ja ratsasaapad. Ja naisel oli siis vallatu kokapõll ja kokamütsike peal. Ja minu ema, ega tema ka ilma ei jäänud, või kõrval. Temal oli oma raamat, mida ta hoidis luuleraamatute riiulis. Iga eestlase kodus oli luuleraamatute riiul. Eestlased jumalat eriti ei usu. Meie altariks oli riiuli täis, põim ja süli riimis luuletusi. Vaata, kuidas ma vaatasin seda luuleraamatute riiulit lapsepõlves. Anna Haava, luuletused, Marie Under, luule 1, luule 2, Lüüdi ja Koidula, kogutud teosed, avameelselt abielus, Juhan Viir, kogutud teosed, ühesõnaga. Mõnikord, mäletan, ema ütles, ei tea, selline luule hirmu tuli peale. Peaks lugema täna midagi, kas Koidulat või Liivi või midagi sealt vahel.
isa oleks kohe midagi, selge, poiss, marss, maha. Ema tahab luuletusi lugeda, mul on vaja tööd teha. Siis ema luges luuletusi ja siis oli kirjutuslava sahtlist pragin ja lõpuks pandi uks lukku. Need olid need hetked, kui ma tajusin esimest korda seda pinget, mis käib aastaid kestnud abielu juurde. Kui ma kuulen kedagi ütlemas, et eestlased, see on hull raamatu rahvas, jaa, siis millegipärast tuleb mulle meelde ainult see raamat. Tol ajal olid hästi populaarsed luulõhtud. Ma räägin oma vanemate põlvkonnast, kes elasid tol ajal, mis praegu võib tunduda halli ja mõttetuna. Aga ärge unustage, et ka siis olid inimesed noored ja tahtsid armastada ja täie kirega. Tol ajal olid hästi populaarsed igasugused luulõhtud. Ma räägin, kuidas kohtusid minu ema ja isa. See toimus seal Kirjanike Liidu Harjumäel. Mustalaega saalis, seal oli mingisugune luuleõhtu, ema oli seal, et liblikad tema kõhus saaks vabalt lennata. Luule lugemisel tekib naistel seal neid terve parv. Aga isa oli seal selleks, et tal oli mingi ähmane plaan, mingid liblikad seal õhtul kokku korjata ja nõela otsa torgata. Vanaisa pani kappade lähima pruutide kooli poole, isa kes luuleklubis. Edasi läks nagu läks. Et säde meid kiljuks mu hing, kui käian lihvitab vääris vaas. Luulelembus toonasest Nõukogude Eestis on midagi sellist, mis meie rahvuslasi tänase päevani uhkeks ajab. Aga tegelikult oli hästi palju lihtsam. Luuleraamatud osteti tolle ajal nii palju sellepärast, et pornograafia oli keelatud. Jah? Seda on uuritud, see oli kõikides idabloki riikides nii. Sa tuled mu poole, sa tuled, see ärganud täpp. Ma tardun, mu kehas lagiseb kärsituslik. Siis ütles sa puhas porno. Kohe kui tuli demokraatia ja lettidele ilmus maaja, kukkusid luuleraamatute tiraažid olematuks ja on seda tänase päevani. Ja demokraatis võib kõike vaadata, igale poole pilku heitu. Aga liblikad naiste kõhus, sellest ei tea meie mehed mitte midagi. Või ma natukene arvan, et see on samasugune tunne, nagu sõidaks ralliautoga Võrumaal, kiiralistel, kääralistel teedel, seal Luutsniku kändi, seal, trampliin, ainult, et mehed peavadki selle tunde saavutamiseks haanjaste sõitma. Naistele piisab kodus luuletustest. Mehed, lugege luuletusi, see tasub ära ennast. Ma rääkisin oma vanaemast ja vanaisast. Minu vanaisa noorem vend Hans, ta oli noor mees, värskelt politseikooli lõpetanud ja värskelt abiellunud, kui teine maailmasõda algas. Selles suhtes oli politseinikel hea töö, neid ei viidud rindele, ei mobiliseeritud. Muidugi, kui sõja lõpp lähenes 44 ja Punaarmee hirmsooga peale tungis, siis ta pidi oma noore naisega siit põgenema elu eest, muidu oleks olnud teadagi mis. Lõpuks jõudsid nad läbi paguluslaagrite sinna. Ameerikasse, siis oli see normaalne riik kunagi. Vabaduse maa, miljoni võimaluse maa, ajalehepoisist miljonäriks, igaüks on oma õnne sepp, New Yorgi linn. Ehk teisisõnu, vaata ise, kuidas hakkama saab või kärva. Vananu Hans oli siis Eesti ajal politseinik, läks siis seal ka, pani paremad riided selga, nad said kuuks ajaks sotsiaalkorteri, kuni nad tööd leiavad. Läks siis sinna esimesse politseijaoskonda, pakkus tööle, tuli umbkeelne eestlane. Seal öeldi, pole tööd anda, tule järgmine nädal või mine järgmisse. Läks järgmisse politseijaoskonda, ei olnud seal ka, 3 nädala jooksul tegi mitu tiiru seal Manhattanile peale, kaua sa jõuad ennast alandada. Lõi käega ja hakkas hoopis jooma. Eesti mehe moodi, ühesõnaga korralikult, sisenes nii-öelda jõulutunnelisse.
vana Hansu naine Grete, tema ei olnud papist tüdruk, ta läks New Yorgi avalikku raamatukokku ja tal oli plaan kirjutada valmis töökuulutus, et enda saabumisest Ameerika maale ja valmisolekust teha igat sugu töid. Ameerikas ta oli teada, kuidas on muidu teada. Istus maha, kirjutas kuulutuse valmis. Kuulutus sai selline. Mina teen igat sugu töid. Grete ja aadress. Võttis kolmandat riiulit Eesti inglise sõnaraamatu ja kirjutas otse ringi. Otse tõlge sai selline. I do every sex verb, Grete ja aadress. Paljundusmasinaid tol ajal ei olnud, eks. Ta kirjutas selle truud 2000 korda ringi, enne jonni jätnud, kui terve Manhattan oli täis kuultusi kleebib. No võite arvata, mis juhtum hakkas. Vana Hans oli ikka veel tsüklis. Järgmine hommik läks 4-5 paiku hommikul, läks maja ette suitsu tegema. Aga seal väljas oli ikka väga palju rahvast. 1000 meest. Kõik olid nagu eraldada, ei olnud nagu suur meeskoorm. Ei, see oli jõumehe tüüpi, kiduraid vendi ja politseinik isegi, keegi hakkas hiljaks jääma kuhugi ja mõni tegi aega parajaks. Ja kõik me vaatasid selle vana Hansu poole. Vana Hansu mõtles, Ameerika värk, igaüks teab, mis teeb siin. Vaba maa. Aga kõik need ülejäänud 1000 mees said aru, et see suitsetav tuikuv mees seisab selle ukse ees, mille taga siis see Grete peaks oma teenuseid pakkima. Ja juba läänes esimene julgem mees. Et kas Grete on hetkel vaba? Kas võiks Grete juurde minna? Ja vana Hans ütles, mine, Grete on seal. Edasi ma loen nii, nagu vana Hansu naine Grete on seda meenutanud oma kirja pandud päevitus. Olin pannud selga Eesti rahvusrõivad. Täpsemalt setu abielunaise täisvarustuse. Koos suur sõba ja tanuga. Olin need Eestist kaasa võtnud ning alles hoidnud tähtsate sündmuste jaoks. Kuna suur sõle olin maha müünud, et endale ja Hansule laevapiletid osta, asendasin selle suure plekist pesukausiga, mille endale rinna peale sidusin. Kui sisenes esimene mees, hakkasin esitama setu kuulsat plaksulaulu. No tavaliselt tehakse nimelt setu memmed on seal kodarjoones 8 reas. Ta oli üksi. Ta sai hakkama. Märkmetest on aru saanud, ta sai hakkama. Kliendil vajus selle peale suuanguni. Ta ajas endal 6 selgast. Mina haarasin selle kohe enda kätte ja hakkasin selle katkist küünarnukki parandama. Mees võttis ka särgi seljast. Selle lõmbasin kibekähku nööbi ette ja tärgeldasin linnutiivul krae. Seejuures laulsin tööteemalist regilaulu, mille vaaremalt olin õppinud. Mees seisis ja vaatas suu ammuli pealt, kuidas mu käed käisid ja niit nõelasuus lausa vilistas. Lõpuks võtsid ta ise püksid maha, kuna olin märganud, kuna olin märganud, et need hädasti triikimist vajas. Kõik sai valmis veerand tunniga veel enne, kui regilaul lõppeda jõudis. Mehe silmad olid suured nagu tõllarattad, kui ta seda Eesti naise hoolitsust tunda sai. Ta pani värisema käega lauanurgale $1 ja lahkus. Kohe sisenes järgmine mees, kes oma välimuse taas laulu saatel korda sai. Niimoodi, et ta teenides esimesel päeval juba 40 meest. Ja kui see hoog järgmistel päevadel ei olnud raugenud, siis ta palkas tublisid teisi Eesti naisi ka endale appi. Kõik maksid selle $1 pealt 10 senti talle komisjoni tasu. 3 kuu pärast töötas Every Sex Verb 24/7 200 tublit Eesti naist. Hans jättis joomise maha. Grete umbes talle uhke sinimustvalge pagunitega. Ukse oli libree kuldsete nööpidega. Hans pidas ukse peal vahti ja kõik Manhattani perverdid nägid imehead välja.
Nad ei õppinud inglise keelt ära, mis õpid, sest dollareid sai kokku lugeda eesti keeles ka. Niimoodi nad töötasid palehengis 7 aastat, siis 7 aasta pärast teenisid nad $7 miljonit. Samal aastal sündis neil järjest 7 toredat last. Ja kui nad surnud ei ole! Nad elavad siiamaani, jaa, nad on küll väga vanad, aga ikka rõõmsameelsed ja hea tervise juures. Selline lugu siis Hansukesest ja Gretekesest 7 miljonist. Suur tänu tähelepanu eest, kena ilma jätku ja ürituse jätku. Kena suur tänu, tänan tähelepanu eest. Nii, sõbrad, sõna Niinale, Südamesõprade Seltsi juhile. Toomas Sulling, palun. Sirje Sulling. Helgi Paidre. Ja Jaak Saru. Aitäh, kes asutasid meie seltsi. Ja nüüd anname meie linnapeale ja abilinnapeale. Kallid puuetega inimeste koja liikmed. Tulin volikogust ja seal volikogus oli natukene sellist vaba hetke, kui ma sain ise ka mõtelda, ma tegelikult päris mõtlesin, et ei tea, kui ma tulen täna siia teie juurde, et ma jään hiljaks, et ei tea, kas mu istumiskohta seal ka jagub. Ja ma ei pidanud pettuma, ma arvasingi, et see saal on puupüsti rahvast täis ja nii ka on. Nagu igal aastal, olgu teie juubeliks 30 või 28 või 29 või väiksem number, teil alati saal täis. Ja mitte ainult nendel juubelitel. Ja praegu kuulsime siin Südamesõprade Seltsi väikseid tänusõnasid. Möödunud aastal Jaagumäe keskuse suures saalis oli rahvast nii paljude jõuluüritusele, et sinna oleks raske olnud veel 5 inimest manu panda. Nii et te olete alati väga-väga korralikult neid üritusi ette võtmas, mille üle ülimalt hea rõõm. Ja kui me mõtlemegi, et see üks puuetega inimeste koda, no mis see siis on? See tegelikult ongi ju meie inimesed. Meie omad inimesed, kes ühel või teisel põhjusel tulevad kokku, räägivad oma rõõmudest, muredest, toimetavad ühiseesmärgi nimel ja meil linnana on ülimalt hea meel, et selline tore teie ees seisev organisatsioon on olemas, et kes meid ka natukene ajab takka, et vaadake, meie inimestel on need rõõmud ja mured. Ja nii me linnanagi ju teeme neid samu asju, mis me igapäevaselt toimetame ju mitte kellegi teiste jaoks kui teie jaoks. Teie jaoks lähtub. Mitte sellest, et mingid seadused nõuavad, aga teeme teist lähtuvalt, meie inimeste jaoks lähtub. Ja kui nüüd mõtelda natukene nagu tagasi, siis mitte ükski seadus ei ole kohustanud meid Võrru ehitada Järve kooli. Mitte ükski seadus.
aga see on meie enda linna inimeste, meie enda linna juhtide tahe, et nendel inimestel oleks meil kool. Mitte keegi, mitte ükski seadus ei oleks kohustatud Võrru tugema meie. Aga see on meie enda inimeste, meie enda linna otsustajate tahe, et meil oleks need kohad nende inimeste jaoks olemas. Mitte ükski seadus ei oleks kohustanud, et Võrus oleks erihooldeteenuste keskus. Aga see on meie enda tahe, et see oleks siin meil Võrus olemas, siin meie inimeste lähedal olemas. Ja nii me oleme täna linnana vähemalt neid asju, nii palju kui meil jõud on teie jaoks, mida toimetamas. Võib-olla mõned näited me oleme siin viimastel aastal võtnud eesmärgiks igal aastal rajada Võru linna avalikesse hooletesse üks lift. Üks see aasta sai valmis, ei tööta veel, kus te pidite oma üritust pidama, oma pangamaja, järgmine aasta Kreutzwaldi kool, siis muusikakool ja edasi. Neid kohti on väga palju. Need on suured, aga püüame teha neid väiksemaid asju, mis teile igapäevaellu selle rõõmu rohkem silma toovad. Täna käisime vaatamas, kus meie Potsja seltskond saab pärast 1. oktoobrit Potsjat mängima hakata, sest see hoone läheb meil remonti, et sinna tuleks puuetega inimestele juurdepääsuga korralik saal. Suvel proovisime valmis saada õigelt selle sujumiskohta, kus saab järve meie koolist Ammulasse minna ka see inimene, kes võib-olla päris ei julge vette minna ilma kõrvalise abita. No see on valmis, kuigi kõrge tase natukene meid takistas selle päris lõpustaadiumi tegemist, aga kevadeks, kui vaatan, kes ma siin näen, kes on esimene ujuja, kui teid on, kes te juba näed kui veevi läheb veebruari lõpus ujumas hakkab käima, siis on see. Nii et aitüma teile, see minu jutu point ja iva ongi see, et meie kõik organisatsioonid, meie linn, me peame toimetama nende asjadega, mida meie inimestel tarvis. Ja eks me nii palju, kui me linna poolt suudame ja ma arvan, et teie hindate ka seda, mida meie inimesed siis teevad. Aga nagu organisatsioonis ikka, me teeme teile ka kingituse. Aga me ei toonud seda kingitust niivõrd siia kuhugi laua peale seisma suure asjana, aga me teeme kingituse teie inimestele. Ja nüüd ma annan sõna Siksile. Meil on au ja rõõm anda Võrumaa puuetega inimeste koja 30. aastapäeva tähistamisel üle Võru linnapea tunnustuskirja järgmiselt. Tubli töö eest Võrumaa puuetega inimeste koja juhatuse liikmena saab tunnustuskirja Aasa Saaboja. No tuli küll, ootamatult tuli küll. Tubli töö eest Võrumaa puuetega inimeste koja juhatuse liikmena Astrid Kuus. Tubli töö eest Võrumaa puuetega inimeste koja juhatuse esimehena ja vaegkuuljate ühingu ja sõprade seltsi esimehena Janno Kuus. Tubli töö eest Võrumaa puuetega inimeste koja juhatuse liikmena Aira Johanson. Tubli töö eest Võrumaa diabeetikute seltsi esimehena Veevi Sõrak. Tubli töö eest Võrumaa südamesõprade seltsi esimehena Miina Nool.
tubli töö eest Võrumaa Invaspordiühingu esimehena Väino Marjak. Väino tuleb üks joosu. Tubli töö eest Võrumaa epilepsiaühenduse esimehena Kaie Kasak. Silvi, sa oled? Tubli töö eest Võrumaa Reumahaiglate Ühingu juhatuse liikmena Helbe Unski. Tubli töö eest Võrumaa Kurtide Ühingu esimehena Kairi Mägi. Tubli töö eest Võru Päevakeskuse Ühingu juhatuse liikmena Rutt Venkov. Tubli töö eest Võrumaa Lihasehaigete Seltsi esimehena Helgi Kapp. Tubli töö eest Võrumaa Afaasiaühingu esimehena Juta Kits. Tubli töö eest Võrumaa Kutsehaigete Ühingu esimehena Tea Kallaste. Tubli töö eest Lõuna-Eesti Vähihaigete Ühingu esimehena Kaiu Suia. Tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse liikmena Külliki Mattus. jah, ei jõuagi nii kaua. Tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse liikmena Ülle Luksepp. Tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse liikmena Ellen Tõnts. Tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse liikmena Maret Tarrend. Kauaaegse tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi esimehena Vilja Heljula. Tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi raamatupidajana Hille Petri.
tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse endise liikmena Pia Petrovskaja. Tubli töö eest Võrumaa Südamesõprade Seltsi juhatuse endise liikmena Niina Lindmaa. Ning Võrumaa puuetega inimeste koja eduka ja tasakaaluka juhtimise eest Piia Õispuu. Aitäh teile kõigile ja head peotuju! Nüüd on veel, kas Anti Almas räägib meile. Ja siis mõelge kõik selle peale, kui Anti on Riigikogus, siis kui meil on mure riigi tasandil, siis me räägime Antiga. Palun. Tervitus, armsad sõbrad, et äärmiselt hea meel on teid kõiki siin näha, et võib-olla kehalt on mul neid aastaid palju tahes, aga hingelt paistate olevat sellised 30-aastased, nagu teie toredad seltsidki, kes täna siis sünnipäeva peavad. Et ma võin öelda teile, et mul oli teiega äärmiselt ilusad aastad olla koos tihti nendel üritustel, ja mul on äärmiselt hea meel, et enamus on täna jätkuvalt siin rivis. Ja nagu praegune linnapea väga hästi ka ütles, ma arendan seda mõtet edasi, tegelikult nii tugev on üks ühiskond, kui hästi ta oskab käituda oma kõige nõrgematega. Et paraku peame Eestis ütlema, et see ei ole kõige paremini. Ma ise tulen täna hommikul äsja miitingult, kus siis erihoolekandeteenuste ja seda valdkonda siis esindavad inimesed on oma mured kurtmas, mure on suur. Need, kes täna seda teenust saavad, on siin saalis, aga nende esindajad oma suure murega on Riigikogu ees. Ja seal on nagu sotsiaaldemokraadid väga selgelt, et me ei saa nii teha, kus siis need inimesed, meil ei ole nendele inimestele palka maksta, kes on abiks, kes on nendes asutustes tööl. Sinna on väga raske juba inimesi leida, aga samas oli võimalik praegu valitsusel teha üle 100 miljoni maksukingitus nendele, kes saavad 4000 ja rohkem eurot palka. Minu arust see ei ole õige. Aga õnneks Võrus on meil asjad paremini. Ja ikkagi tuleb enda eest seista, tuleb koos käia ja üksteisest rõõmu tunda, et nii lähevad asjad hästi. Tegelikult ma ei tulnud väljakesi. Et mul on Piiaga kokku lepitud, et ma aitan pisut katta teil siis seda lauda, mis seal eestoas on. Ja ühtlasi ütlen ka selle info edasi, et osad teist on käinud ka siis Kalvi ajal ennem või siis nüüd minu ajal on käinud Riigikogus külas. Ja kes veel ei ole, siis pange siuksed 30-40 pundid kokku ja võtan teid väga lahkesti vastu ja näitan maja, pakun ka toitu ja olete väga-väga teretulnud. Soovin teile palju tervist, nautige seda kaunist sügist ja elagu elurõõmsad inimesed. Aitäh! Ja nüüd on sõna neil, kes soovivad. Nii, anna mikrofon.
lugupeetud koosviibijad, Südamesõprade klubi liikmed. Mul on au ühesõnaga kunagi, kui see klubi ja ühing sai siin loodud ja selliseid klubisid sai tehtud üle kogu vabariigi. Mitte ainult siin, aga ja sealt igal pool olid, kes seda asja edasi ja meie ainult initsieerisime ülevalt poolt. Me olime alles äsja saanud käima südamekirurgia ja ma nägin üllatuseks, et neid haigeid on ikka jube palju. Me ei jõua neid opereerida mitte kunagi, meil pole lihtsalt selleks. Võib-olla arste me veel leiaks, aga raha küll mitte. Ja sellepärast meie võib-olla teiste riikide eeskuju panime nagu alused selleks siis käima, et luua sellised ühingud, seltsid, kes tegeleksid nende küsimustega, nende küsimuste lahendamiseks, mis on selle haiguse põhjuseks. See tähendab infarkti vastane võitlus. Ja võib öelda, et siin sellest ajast on hästi meeles doktor Paidre, kes nägi sellega palju vaeva ja oskas siin asja panna väga ilusasti käima. Mujal, ma arvan, et nii hästi see asi ei läinud. Ja kahjuks, aga võib-olla ka teisiti ei olnud võimalik, see ei ole nüüd minu eriala öelda, et tegeleda nende selle haiguse profülaktikaga, sest ma olen ikkagi kirurg, kuid me olime selle juures, kui Eesti arstid, selle juures ka kirurgid otsustasid, et üle kogu vabariigi selline süsteem tuleb käima panna. Ja ma tahaks veel selle öelda nüüd, kus on sellest sündmustest siin Võrumaal juba nüüd 30 aastat läinud ja siin ma ütlen, et on väga oskuslikult kõik haaratud kaasa, väga suur osa elanikkonnast, väga suur on see aktiiv ja ma arvan, et võib-olla siis paljud Võru inimesed said, ütleme, panna seisma oma haiguse protsessi, et neil pole vaja kirurgilist abi. Ja võib ka öelda, et see tegelikult on ka meie vabariigis nagu mujal maailmas, et nende haigust ikkagi, koronaarhaigus, infarktisagedus on väheneb ka operatsioonide arv. Kuid suur töö on veel ees, sest kahjuks infarkt on siiski kõige suurem põhjus, surmapõhjus, ütleme, võrreldes teiste haigustega. Ja meil on ees väga suur tööpõld ja ma näen seda suurt rahvahulka, mis siin praegu on kohal ja ma arvan, neid inimesi on ka kogu Võrumaal palju, et seda süsteemi nii-öelda hoida õhus, hoida kogu aeg tegevuses, et oma inimesed saaksid siis teadmisi selleks, et seda haigust vältida. Ma ei ole mitte see, nagu te võib-olla, nagu teate, on Viigimaa, kes sellega, kellel see otse elukutse tegeleda selliste kõikide üritustega, mis vähendavad, ütleme, südameinfarkti teket. Kirurgid kahjuks, aga võib-olla ka õnneks on nende haigete raviks ette nähtud, kus on haigus ikkagi väga kaugele läinud ja kus enam nii hea sõna ega ka rohtudega abi ei saa. Ja lubage mul selle suure töö eest siis tänada Võru enda poolt, ma mõtlen kirurgide poolt, Võru Südamesõprade klubi ja anda üle väikesed lilled. Aitäh doktor Kullingule. Tere, ma tervitan teid kõiki MTÜ Lõuna-Eesti
Eesti Erihooldusteenuste Keskuse poolt. Ja soovin palju õnne Võrumaa Puuetega Inimeste Kojale ning Võrumaa Südamesõprade Seltsile sellise väärika numbri puhul. Te olete 3 aastakümmet kandnud meie maakonna inimeste häält, märganud neid, keda muidu ehk ei märgataks ja loonud armsat ühtekuuluvustunnet, mis teeb meid kõiki rikkamaks. Ja Lauri Räppi tsiteerides, et näiline erinevus ei ole tõde. Meil tegelikult on kõikidel üks süda, üks hing ja üks elu. Ja just teie töö ja teie teod on olnud elavaks tõestuseks sellest, et koos olles on meid alati rohkem kui üks. Palju õnne ja rõõmsat tegutsemislusti! Tere, armas Võrumaa rahvas, armas koja rahvas, armas Pille. Mina toon teile tervitused Tartust, Tartu Puuetega Inimeste Koja poolt. Palju õnne teile tähtsa juubeli puhul. Me oleme sama vanad nagu teiegi. Ja teil on väga vedanud, et teie eestvedajaks on Piia, kes on nii empaatiline ja väga sügavalt muretseb alati oma koja saatuse pärast. Ma soovin teile kõigile tervist, elurõõmu ja Piiale ka jõudu edasi vedada seda vankrit, mis ei ole kerge. Sageli tuleb vahel pahandusi klaarida ja võib-olla olla õnnetu, aga ma soovin, et sa sellest kõigist üle oleks. Ja ma usun, et võib-olla su ruumid ka saavad olema paremad, kui sa oled, et su igatsused ja unistused kõik täituks. Nii, tere ka minu poolt, et mina olen Valgamaa Puuetega Inimeste Koja juhataja ja eile pidasime Valgas 31. aasta juubelit, nagu täna teie peate siin. Mul on väga hea meel, et Piiat Senta juba kiitis, aga mina kiidaksin teie linnavalitsust, et ma olen korduvalt teie pidudel käinud, alati kui kutsutakse, olen kohal. Ja ka linnavalitsuse esindajad on kohal, et see on väga suur asi, et teid märgatakse ka linnatasandil. Et ainult koostöös saab sündida midagi head ja ilusat ja need ruumid tulevad. Et täna me oleme riigi tasandil valmis sotsiaal- ja tervishoiureformiks ja kojad on seal ka riigile ja kohalikule omavalitsusele aina suuremaks partneriks. Ja ei ole olemas teie, on olemas ainult meie. Meil kõigil on erivajadused. Mina näiteks ei saa tööl käia ilma autota, see ongi minu erivajadus. Ja nii lihtne see ongi. Edu, julgust, suuri unistusi, sest uskuge mind, kõik unistused lähevad täide. Te olete üks suur meeskond ja palju õnne teile kõigile. Ma kohe julgen Siiri kõrvale seista. Me oleme ju kogu aeg koos. Tõepoolest lõikame üle trepikoja ikka hommikul tere ja kuuldused, et meie Piiaga ei saa läbi, ei vasta absoluutselt tõele, me saame väga hästi läbi ja mul on väga hea meel, et seal üle trepikoja või üle koridori on mul nii tore naaber ja kui ma sinna pensionide päevakeskusse tööle läksin ja avastasin, et on nii palju igasuguseid seltse,
siis ma mõtlesin, et ma võiks vist iga seltsi liikmeks astuda puuetega inimeste kojast. Hädi on nii palju, aga ma ei ole veel ühegi seltsi liige. Ma olen lihtsalt hea naaber. Ja kui Piia ütles, et erivajadusega inimesed vajavad seda, et nad saaksid tõeliselt seda, mida nad vajavad, siis ma tean, et seoses kõrge kohvi hinnaga vajavad nad praegu just nimelt korralikku kogust kohvijube. Olge tublid ja mulle ikka head naabrid ja mina püüan ka olla teile hea naaber. Tervitan kõiki Võrumaa puuetega koja liikmeid, sõpru, Võrumaa südamesed, sõprad seltsi liikmeid, sõpru, kõiki, kes siin saalis. Kui poleks puuetega koda ja teie pidusid, siis poleks ka meid siin. Meie väga täname, me tuleme alati rõõmuga teie pidudele, lööme kaasa ja ootame ka kutsed edaspidi. Pikki tegutsemise aastaid ja rõõmu meiele juhatuse poolt ja meiele noorte poolt. Aitäh teile! Aitäh kõigile, kes suutsid siin olla ja kuulata ja nüüd ma kutsun teid siis kohvilauda ja paneme ka pilli mängima. Palun kõiki sinna ette kohvilauda. Kõik teadnud, et see uus Euroopa nii hullusti tahab, et juba naabermaakonda korda, siis me läks need juba sul ammu ära teeme. Aga 10 aasta jooksul on tehtud. mul oli tahtnud, mõtled, tüdrukuid, kellele lindid on nii palju ja see kõigile toovad. Sa jõuad teine kord.